Vaatame üle siis Termia Legend maasoojuspumba menüü ülesehituse. Et menüüsse sisse logida, vajutame vasakpoolset noolt. Nii, siin nüüd näitab esimene funktsioon, kohe tööasend auto. Et nüüd sisse minna siia menüüsse, vajutame parempoolset nuppu. Hetkel on süsteem autorežiimis. Saab valida ka veel töötama ainult kompressoriga, ehk siis lisakütet ei kasuta. Saame valida ainult lisakütterežiimi. See on pigem selline häda korral, kui peaks olema kompressoriga mingisugune tõrge. Ja lisaks on valik veel ainult soe vesi, ehk siis kütab boilerit, aga kütterežiim on väljas. Menüüst tagasiminekuks vajutame noolt vasakule. Alla liigume noolega alla. Järgmine punkt on küttekõver. No, siin on seadistatud põrandakütterežiimi graafik siis, kuna hoonel ongi põrandaküte. Saab muuta ka erinevaid väärtusi küttekõveral. Seda me praegu ei tee. Nii, ja küttestopp tähendab siis ühesõnaga suvel, kuna süsteem läheb suverežiimi, ehk siis kütet enam ei arvesta. Et kui välistemperatuur jõuab meil 20 kraadini või kõrgemaks, siis katel enam kütet ei arvesta. Siis sellel Legend mudelil on eraldi toodud algmenüüsse siia soe vesi, et klient saab siit kiirelt siis valida, kas ta ei tahab soe vett või siis lülitab boileri režiimi välja. Eraldi veel saab kiiresti panna boilerit laadima. Et kui me algselt vaatame, hetkel on seade hoone küttes, kütab põrandaid, siis kui me valime siit sooja vee režiimi alt, paneme siit süsteemi sisse, vaatame tagasi ja kohe automaatselt lülitas ümber siis tarbevee boileri kütmise peale. Ja siis saame jälgida ka reaalseid temperatuuri, mis meil hetkel on siin katlas. Välistemperatuuri näitab 1 kraad, kütte pealevool, kütte tagasivool, paagi ülemine temperatuur ja siis on ka maakontuuri temperatuurid. Katla normaalseks toimimiseks oleks vaja järgida paari näpunäidet. Esiteks, et oleks piisavalt kütterõhku süsteemis. See võib varieeruda erinevate hoonetega. Siin on hetkel 1,5 baari kütterõhku, sellest piisab täiesti ka kaugematesse põrandakütte kontuuridesse. Ja teiseks tuleks jälgida maakontuuri nivoopaagi siis täituvust. Et sihuke täitsa normaalne on sihuke, siin hetkel on üle poole paagi täituvust natukene. No ideaalis võiks olla selline 2/3 paagi mahust siis. Aga täitsa alla langeda ei tasuks lasta. Et siia 1/4 peale juba langeb ära, siis tuleks täita juurde. Täitmine käib siit kui kütterõhk süsteemis juhtub madal olevat, näiteks antud süsteemis võiks olla ta kuskil 1,5 baari juures. Et katel küll hetkel häiresse pole läinud, aga täitmine käib siit täitekraani juurest. Ettevaatlikult avada, õrnalt mitte täiesti lahti keerata kohe, siis võib teinekord rõhk liiga kiiresti tõusta. Ja siis saame siit tasapisi täita 1,5 baarini. Nii.